Hei, Siim, täna meil selline ülesanne. Marial on 48 eurot, tahab alles hoida sellest 1/3, kui mitu eurot tahab ta säästa. Kõigepealt pane ainult pausile, siis mõtle ise välja, mis see vastus oleks. Ja selle järgi näitab ma siis 2 viisi, kuidas seda lahendada võiks. Ja kui sa enda viisi välja mõtled, see on meil eriti äge. Ma siis alustan. Ehk siis ma üritan seda kõigepealt lahendada selle võrdsusega ära, võrdsuse mõtte abil, et kuna meil on 48 ja meil tahab alles hoida 1/3 sellest. Ehk siis 1/3 tahab alles hoida. Nii. Ja kui võrdsusel on, siis see sisuliselt tähendab, et ta hoiab 1/3, ehk siis kui me kirjutame selle sama murru välja kuidagi nüüd niimoodi, et need oleksid võrdsed, need 2 murdu oleksid võrdsed. Ehk siis siin, ütleme, selle küsimärgi asemel peab olema mingi arv, et need 2 harilikku murdu oleksid võrdsed. Ja selle jaoks oli meil siin, oli meil mingi arv, see on arv A, millega me siis korrutame, mis tegelikult on siis A-andikku võrdub 1-ga, et me siis korrutame 1/3 läbi 1-ga, aga selle 1 oleme lahti kirjutanud A-na, A-andikuna, siis me saame sisuliselt võrdse murru 1/3, mis siis annab mis see ülemine osa siis annab meile teada selle, mis palju ta säästa tahab. Ehk siis, kuidas me seda teada saime? Eelmises videos oleme juba teinud seda, nii et ma teen seda kiiremini ja edasi nii palju aega. Ehk siis, sellest tulenevalt on 2 asja tuleb. Ehk siis, kui me murru lugejad võtame, ehk siis 1 korda A, see peab võrduma see küsimärgiga. Sellest ei saa teada, kuna me ei tea, mis on A ja me ei tea, mis küsimärk on. Aga kui murru nimetaja võtame, siis tuleb 3 korda A ja see võrdub 48. Ehk siis 3A võrdub 48. Aga sellest me ju saame teada, mis see on, sest kui 3A võrdub 48, siis ainult 1A võrdub 48 jagatud 3-ga. Ehk siis 48 jagatud 3-ga, et 4 jagatud 3-ga on 1, jääk jääb 1 ja 8 tuleb alla, ehk siis 18 jagatud 3-ga on 6. Ehk siis on 16. Ehk siis me võime siia selle küsimärgi asemele vist 16. Ehk siis see 16 ongi palju ta tahab säästa. Ehk siis vastus on 16 eurot. Ja ma lubasin teha selle teisel viisil ka läbi, ma siis teen seda teistmoodi ka. Ehk siis see oli meil siin esimene viis. Teine viis. Teine viis siis on lihtsalt põhimõtteliselt loogika kasutamine. Et Marial on 48 eurot. Ja 48 eurost tahab ta alles hoida 1/3. Ehk siis, kui me võtame siin, joonistame, oletame, et kõik need 48 eurot pani põrandale lamama ja nüüd nagu lihtsalt niimoodi, et see pind oleks kaetud, mingi hulk põrandapinnast oleks kaetud ja siis ta sai täpselt sellise ristküliku ja kui ta nüüd selle ristküliku jagas 3-ks, 1 niimoodi mõõtis, oletame, et mõõtis joonlauaga ja siis siit tuli mingi arv ja kui nüüd kõik need kokku panna, kui kõik need kokku, see on 48 ja kui ta jagas 1/3 ja ta tahab säästa neist 1/3, ehk siis ta tahab selle osa säästa, ta nüüd korjab selle põrandalt üles ja paneb tasku endale või siis loeb üle, siis ta saab teada, palju ta säästa tahab. Ehk siin on see küsimärk. Aga kuna kõik need 1/3 ehk siis see ja see nad on samad, mis ütleme, see on võrdne selle osaga siin ja see on võrdne selle osaga, ehk siis kõik need osad on võrdsed.
ja kuna kõik need osad on võrdsed, siis me oleme sisuliselt, mis me teinud oleme, me oleme võtnud 48, oleme jaganud selle 3-ga. ja kui me oleme 48 jaganud 3-ga, siis me saame selle välja arvutada, et 4 jagatud 3-ga, üks kord mahub 4 sisse 3, see on 1 ja 1 jääb jääki ja see on 18 jagatud 3-ga on 6 ehk siis me oleme saanud 16 eurot ja see oli siis ainult läbi selle mõtlemise, loogilise mõtlemise ja see vastus on muidugi sama, mis ka selle esimese variandiga saadud. See läks korraks kõik, ole tubli!